Tere kõikidele vähitähtkujus sündinutele. Vähid, vaatame, mida räägivad kaardid teile juulikuu energiatest. Millised energiat saadavad vähitähtkuju inimesi siis juulikuus? Vaatame positiivseid energiaid, vaatame negatiivseid energiaid. Vaatame, mis on teile toeks ja vaatame, mis teid siis nagu edasi viib ja mis teid võib-olla takistab. Igasugused kahtlused, igasugused kõhklused, igasugused täna nii, homme naa. Kõik sellised otsustamatused, igasugused kaalumised, võrdlemised, kõik see on negatiivne. Et teil on mingisugused kõhklused, mis lõpuks nagu lahenevad. Kui te võtate vastu otsuse, kui te võtate mingisuguse vastutuse. Et nagu mingid seda, et ei suuda mingit valikut teha, kahtlete, mõtlete. Ma ei saa väga aru, mida sellega teha või kuidas teha või kas teha või mingisugune ebakindlus. Teil on võimalus sellest juulikuus vabaneda. Sest praegu on, kui on selline ebakindlus, siis see on negatiivne. Kui teil on vaja üldse juulikuus mingisuguseid otsuseid vastu võtta, siis tehke seda kohe. Ärge jääge kõhklema, ärge jääge kahtlema. Kui te teete, mida kiiremini te otsustate, seda parem teile on. Ka materiaalsed kahtlused, kõhklused. Näiteks oletame, et tahate midagi osta. Kes tahab osta võib-olla mingisugust uut, ma ei tea, piknikukomplekti, kes tahab osta uut maja, kes tahab osta uut autot, kes tahab osta uut garderoobi, kes tahab osta uut telefoni, ükskõik mida. See lõputu kahtlemine, kas see või teine, kas see on parem või teine on parem, kas see on kasulikum või teine, see on nagu negatiivne. Tuleks kiiresti vastu võtta mingisugune otsus. Et selline ebastabiilne olek ei ole hea. Kui te võtate vastu otsuse, siis see otsus on ühemõtteliselt teie jaoks õige. Need teist, kellel oli nagu mingisugune finantsebastabiilsus või oli tervise osas ebastabiilsus või oli ajaga nii, et kord oli aega, kord ei olnud, kord on, kord ei ole, kord on, kord ei ole, et ei ole sellist stabiilsust nagu, siis nüüd nendesse sfääridesse tuleb juulikuus stabiilsus. Finantside osas väga hea aasta või mitte aasta, vaid kuu. Ressurss on väga tugev. Ressurss on väga hea. Teile tulevad tulemused, teile tulevad väljamaksed, teile tulevad tulemused nii tervise, finantside kui materiaalsete tegevuste osas. Et samas on see niimoodi, et need tulemused teile tulevad, aga protsess kui selline ei lõpe. Protsess läheb edasi. Et need ei ole nagu lõputulemused. Protsess kui selline läheb edasi, aga ta on hästi produktiivne, hästi hea. Et siin on nagu positiivsed kaardid selles suhtes. See on materiaalne ebastabiilsus, materiaalne kõikumine, kahtlemine, mõtlemine, mõtisklemine, et ma ei saa väga aru, ma olen kuidagi nii ebakindel. Sellest on võimalus teil välja tulla. Väga hästi. Üldse igasugused materiaalsed tehingud, finantsilised tehingud on väga head. Väga head on. Mingisugune vaenulik olukord paneb teid üldse vist, mul on siuke tunne kahtlema ja mõtlema. Mõnel teist võivad olla mingisugused, siin võivad olla süütunne, siin võib olla häbitunne, siin võib olla kartus kellegi kriitika osas, mingid ebaselgused, saladused, hirmud otsust vastu võtta, hirmud valida, midagi siin kõik on. Mingi väga selline ebameeldiv
vaenulik seisund, olukord, situatsioon on pannud teid väga tugevalt kõhklema, kahtlema. Aga see vaenulik situatsioon, olukord, seisund tegelikult on see, mis paneb teid ikkagi nagu lõppkokkuvõttes liikuma, kui te ei jää kinni siia. Siin on kinni jäämine puhtalt. See on seisak. Kui me seisame, me ei tegutse, aga me mõtestame ümber. Me mõtestame täna, mõtleme täna nii, homme mõtleme naa. Kogu aeg on selline mingi ümber mõtestamine ja sellesse kinni jäämine, see on väga negatiivne. Teil on kogu ressurss olemas edasi liikumiseks. Liikuge, tehke, valige, otsustage, et teil läheb kõik hästi, te teete õiged otsused, õiged valikud. Aga mingisugune väga selline vaenulik situatsioon on. Vaenulik olukord ja see liigutab teid tegelikult edasi. Või on see siis teid hirmudesse haaranud kinni ja te ei saa edasi. Siin on väga palju mõtteid, mõtted ei ole head. Siin on mõtted on väga seda laadi, et tahaks midagi nagu ära lõpetada. Tahaks, võt nüüd ei teagi, mida teha. Kas tahaks midagi ära lõpetada või on lihtsalt sellised hästi rusuvad ja sellised väga palju mõtteid, väga palju, ma ütleks, rusuvaid mõtteid, väga palju sellised mõtted, mõtted ei anna teile rahu ja seotud on see kõik mingi vaenuliku olukorraga. Seotud on see kõik mingi vaenuliku olukorraga. Mingisuguse vaenuliku situatsiooniga. Väga tugevalt on need mõtted. Võt siin te saate nüüd endale ilusti selge pildi. Mida teha selleks, et asjad teil liikuma saaks, et teil oleks kõik nagu selline produktiivne ja hästi edasi läheks. Selleks on teil vaja lihtsalt võtta mingisugune vastutus. Sõna otseses mõttes võtta mingisugune vastutus. Te kas ei julge või kardate või mis teil on, et ei julge võtta mingisugust vastutust. Teha samm. Sest negatiivse kaardi ümber, kui te nüüd vaatate, siin on väga palju negatiivi. Negatiivi mitte selles mõttes, et mitte maagia mõttes ma ei mõtle siin, vaid ma mõtlen seda teie nagu emotsionaalset seisundit ja ka mentaalset seisundit. Siin on väga palju väga palju, mis toob teile nagu halbu tundeid. Midagi on väga nagu ebameeldivat, tõsiselt ebameeldivat. See võib olla mida iganes, see võib olla suhtlus naabriga, see võib olla ma ei tea, teie võitlus mingisuguse võib-olla valikuga või otsusega ongi siin suuremalt jaolt. Aga kui te võtate vastu otsuse, siis te võtate vastu õige otsuse, räägivad kaardid siin niimoodi. Ja te saate ka kohe sellest mingi tulemuse. Kohe sel samal juulikuul saate mingi tulemuse, mis teile meeldib. Kui te otsust vastu ei võta ja jäätegi seisakusse, siis te oletegi niimoodi seisakus. Ja jäätegi siia kõhklema. Lihtsalt ei tegutse. Ei tegutse, ei vali, ei otsusta ja siis ongi need mõtted teil peas. Mõtted keerlevad, rahu teile ei anna ja see vaenulik olukord säilib. Ja nii te oletegi poodud olekus. Et sellest on väga suur võimalus välja tulla lihtsalt ainult otsustamise najal, lihtsalt ainult vastutuse võtmise näol. Ainult.
ja üleüldse mingisugune vaenulik olukord pöördub sellisel juhul teie kasuks. Võib veel olla siin ka veel selline nüanss, et te olete nagu kinni jäänud mingisugusesse valikusse, otsusesse, sest te ei taha nagu välja tulla kuskilt komfortsoonist, mugavustsoonist. Kui ma nüüd seda teen, siis mul ei ole enam seda komfortsust, seda mugavust, mis mul praegu oli, et ma ei tea, kas ma viitsin, kas ma tahan jamada ja nii edasi, nii edasi. See on see komfortsoonist, mugavustsoonist väljatulek. Jah, see on algul ebameeldiv, aga pärast enam ei ole. Et siin on kohe juulikuus tulemused, ainult otsust on vaja võtta. Kui te seda ei tee, siis te oletegi siin niimoodi kinni. Aga teil ju põleb midagi kohe. Teid nii õudselt, te olete väga tugevalt olete millegi või kellegi valikus. See on väga selline põletav soov iseenesest, tahtmine ja valik. Tegelikult on ju see väga hea, kui meid miski põletab, miski nagu kütab, soendab meid ülesse, annab meile sellise säde on meil sees, mida me õudselt tahame, meid kisub õudselt kuskile. See tähendab seda, me ju tegelikult elame. Aga kui me oleme siin valikus ja me midagi ei tee, oi ma kardan, äkki öeldakse nii, äkki on kriitika selline, ma ei julge lõpetada, ma ei julge alustada, ma ei julge otsustada, ma ei julge midagi teha, ma ei julge sammu astuda ega midagi. Hirm on suur või on siis see kartus sealt sellest mugavustsoonist nii välja tulla, võt siis istutegi niimoodi, ei muutu mitte midagi. Tammutagi jalalt jalale ja jäätegi sellesse otsustamatusesse. Kes tahab, kellel on aktuaalne teema, tutvused igat laadi, armastustutvused ja üldse mingisugused partnerlustutvused, väga võimalikud on siin. Aga selleks tuleb astuda ka esimene samm ja otsustada. Et siin on miski väga nagu sütitab teid, miski väga põletab, teil on millegi, kusjuures mulle tundub, et see on midagi uut. See on mingi uus, mis teid emotsionaalselt väga nagu on loitma löönud. Kelle jaoks on see uus kleit, kelle jaoks on see uus meesterahvas, kelle jaoks uus naisterahvas, uus tunne, uus emotsioon, midagi siin on väga tugevalt. Kaardid ütlevad niimoodi, et tegutsege, liikuge, tegutsege, võtke vastu otsus, võtke endale vastutus, samm astuda, liikuge, tegutsege. Teil on väga head tulemused, siin kaardid räägivad ilusti. Väga head tulemused tulevad teie tegutsemise tagajärjel, teie aktiivsuse tagajärjel, mitte seisakus oleku, vaid aktiivsuse tagajärjel tuleb teile füüsiline tervis, finantsid, materiaalsus, kõik see tuleb. Teie uni paraneb, teie elukvaliteet üldse paraneb. Et kaardid tahavad teilt aktiivsust, aga mitte seda. Et ma olen passiivne, ma olen seisakus ja ma ei tee mitte midagi. Ja ma ütlesin veel kordan üle, et sellega see olukord teie jaoks ei lõppe. See ei ole finaaltulemus siin, mis te saate, see on positiivne tulemus, aga see olukord läheb sealt kõik edasi. Siin finaali kui sellist ei ole. Ja väga hea on üldselt tõdeda mulle see, et tegelikult reaalselt faktiliselt, kui te võtate vastu otsuse ja siin on väga tugevad hirmud. Aga kui ma astun sinna või kui ma astun natuke teelt kõrvale või kui ma teen vale otsuse või kui naabrinaine või keegi mõtleb minust nii või kui minu lapsed või kui minu vanemad mõtlevad minust nii või kolleegid, issand jumal, mis siis saab? Et siin on hirmud on astuda
see esimene samm, visata ära endalt need ahelad ja see on teil tegelikult kõik peas mõtetes kinni. Et siit on väljapääs väga tugevalt olemas. Ja üldiselt kuu lõpuks on näha, et ma näen, et te võtate selle vastutuse. Siin on kuu lõpus, ma näen teie poolset juba sellist väga stabiilset olekut. Inimene, kes võtab vastu otsuse toetudes ainult iseenda kogemustele, aga mitte mingisugustele emotsioonidele tuginedes, vaid oma mentaalsele, oma kogemusele tuginedes. Et see on selline, siin on juba teil selgus. Ja kuna me räägime, siin on kuidagi, ma näen siiski on tegu nagu kellegi teiste inimesega. Siin ei olegi niivõrd võib-olla väga see mingisugune olukord või situatsioon. Siin on mingi inimestega tegu. Et keegi teine persoon on siia segatud sellesse loosse väga tugevalt. Et teie aktiivsus, ma näen, et te olete tubli ja te tulete välja sellest. Need kahtlused, kõhklused, ega need võivad olla kellegi jaoks globaalsed, kellegi jaoks väikesed. Et see võib ka väljenduda igapäeva argitegevuste juures, et on tubli tulemus on siin näha, aga seda ainult tänu teie aktiivsusele, tänu teie füüsilisele aktiivsusele, tänu teie mentaalsele aktiivsusele ja otsustavusele tulevad teile positiivsed tulemused. Siit on näha, et see väljatulek on, et ma kordan siis korraks veel üle. Jätame siis kahtlused, kõhklused, tammumine jalale, unustame ära igasugused hirmud, unustame ära igasugused ebaselged tunnetused, et mis edasi, kuidas edasi, kui ma nüüd astun selle sammu, siis ma äkki astun siia porilompi, eks ole, ehk teen oma emotsioonidele, tunnetele haiget. Seda kõike ei ole. Seda kõike lihtsalt ei ole, sest see on teil ainult peas. Reaalselt, faktiliselt te tulete sellest seisakust välja. Te olete aktiivne, teil on selgus, teil on otsustavus. Ja teil on edasi liikumine. Ja teil on ka tulemused juba juulikuus. Et see põletav valik saab tehtud. See on kindel. Väga huvitav kuu, aga samas ei olnudki üldse palju vaja selle kuu jaoks teada. Lihtsalt välistage seda kaarti. Kõik, kogu lugu. Ülejäänud on kõik teile väga positiivne. Et pühkige minema see, mis seal peas on. Lihtsalt üks ainuke julge samm. Vot ma nüüd teen, ma otsustasin ja ma lähen, ma olen ja kõik. Ja sealt läheb kõik lahti teie jaoks. Soovin teile ilusat päikeselist sooja juulit. Järgmise korrani.